Tere kõigile Tavatu raadio kuulajatele ja vaatajatele. On 31. detsember ja kõik kellad majas on seisma jäänud. Alustame eksperimentaalprogrammiga Enne ja Heedron. Mina olen, nagu alati, saatejuht Agnes Rohumaa. Selle aasta viimases ülekandes tuleb juttu G9 uuest lavastusest Hingede öö. Teos valmib koostöös G9, Tartu Uue Teatri ja Tartu Ülikooli muuseumi vahel. Enne Heedroni stuudios on külas abidramaturg, taskuideoloog ja kummudisainer Henry Green. Tere tulemast! Tere! Ma ootasin sind. Ma ootasin nii kaua, et enam nagu ei oodanudki. Jõudsin juba ette ära mõelda kõik, mis oleksid pidanud minult küsima. Lavastus Hingede öö põhineb Karl Ristikivi romaanil ja seda võib vast julgelt nimetada kirjandusklassikaks. G9 puhul pole see tavapärane, et töötate sellise alusmaterjaliga. Millest säärane valik? Karl Ristikivi romaan Hingede öö on kahtlemata kirjandusklassika. See on justkui aktsioom, millele me ei oskagi kuidagi kohe vastu vaielda. Muidugi võiks siis küsida, et mis üldse tähendab klassika, mis on klassikaline. Kõige arusaadavam definitsioon võib-olla on traditsionaalne. Miski, mis on traditsiooniline. Miski, millel on justkui ajalooline kaal, mis ei ole otse tänapäevast, otse värskematest remiksimistest ja memeetilistest muundustest, kuidas siis öelda, põnevusi otsiv. Ja tõesti, see romaan pärineb väheke kaugemast minevikust kui 2 minutit tagasi. Aga Ristikivi on ise ka sinna selle sisse kirjutanud, et võib-olla teistele tema kaasaegsetele võis suugi mitte nii klassikaline paista, mis ta tegi. Ja võib-olla ta kuidagi natuke häbenes selle pärast. Seal on kiri ühele kujuteldavale raamatu lugejale, kes on pahane tema peale, et ta niimoodi on kirjutanud selliselt modernselt, ebaklassikaliselt. Aga siin, kus oleme meie täna, siin on see tõesti klassikaline teos. See on koolide koostöösliku kirjanduse nimistus ja päris paljud ikkagi teavad seda, on lugenud või umbes teavad, millega tegu. G9 tõesti ei ole selline teatrirühmitus, mis alati alustab teose loomist mingisuguse kirjandusteose põhjal. Meile tõesti ei ole kuidagi tavapäraseks saanud, et loeme näitekirjandust või romaaniklassikat ja otsime sealt nii-öelda alusmaterjali, mida siis ümber lavastada. Et pigem need ideed tulevad kuidagi ümber nurga. Et oleme selles mõttes kirjandusklassikat teinud varem küll, et kõige ehedam näide ilmselt Kalevipoeg, ehk siis lavastus mõtteaines, kus me Kalevipoja 16. peatükki võtsime kasutada ja töödelda. Muidugi on ka aus öelda, et tõesti see töötlus oli hästi vaba ja laia pintsliga, et ega tegelikult kui ikka oled Kalevipoja fänn, siis võid seal küsima jääda, et kus siin see Kalevipoeg nüüd õigupoolest oli. Aga samamoodi võivad siis seekord ka Ristikivi fännid suure küsimärgiga tulla, et kus teil siin see Ristikivi on. Aga ma usun, et praegu meil on siin Ristikivi rohkem kui tol ajal oli Kalevipoega. Ja kui kirjandusklassika mõistet võtta tõesti väga laialt ja vabalt, siis miks mitte
miks mitte ka seesama Mikita lingvistilised metsad ja metsikud lingvistikad, mis esimese 2 ainese triloogia osa alusmaterjaliks kaudselt jah, tõesti üpriski kaudselt oli. Et see läheb ju ka kirjandusklassika alla, sellepärast et kuigi need on kirjutatud tänapäeval ja tõe ja õiguse või hinge töö kõrvale panduna, tundub see pigem selline noh, ma ei taha nüüd halvasti öelda, et eneseabiraamatute sari, aga noh, muutus on drastiline. Mis ma muidugi saan öelda, et kuidas siis nüüd lingvistiline mets näiteks on kirjandusklassika, on just läbi selle ajakäsitluse, et see mütopoeetiline ajahaare, mis on Mikital ja tema teemade valik, mis tegeleb siis just nimelt traditsioonidega ja lahkab neid ja põhjendab neid lahti. Ehk siis see ongi ju klassika, ta tegeleb kirjanduslikul viisil meie elu klassikaga. Ehk siis täiesti kirjandusklassika, palun väga, tume aines, hele aines, mõtteaines, kõik sündinud kohaliku kirjandusklassika peale ja otsa ja juurtele. Luua lavastus raamatu Hinge tööainetel, selle valiku tegi tegelikult meie eest ära stenograaf Maret Tamme. Kui ma mäletan õigesti, siis see oli millalgi selle aasta päris alguses, kui ta esmalt ühendus võttis selles osas, et tal on selline mõte, et tahaks teha G9-ga Hinge tööd ja et tal on see mõte juba kaua olnud, et selline raamat sobiks hästi vormistada lavastuseks särases formaadis nagu G9 üldiselt oma lavastusi on teinud, just nimelt siis mingisugune liikumine ruumides ja rõhuga pigem siis individuaalsele kogemisele kui vaatemängule lavalt. Ja seda enam tundubki antud raamatut lavastada vaatemänguna loogiliselt palju raskem, sellepärast et kogu teos on kirjutatud mina tegelase vaatepunktist. Nii et kui tahaks sealt lavale panna mõnda teist tegelast kuidagi näidata tema vaatepunkti, siis seda praktiliselt ei ole raamatusse sisse kirjutatud, et selle peaks sealt kuidagi välja töötlema ja ma arvan, et siin ongi ainuõige valik, et see teos nii-öelda sünnib siis ühe tegelase silmade kõrguselt nii-öelda. Kodulehel ütlete, et teatrikülastajast saab raamatu peategelane ja seepärast toimub etendus ka ühele inimesele korraga. Missugust kogemust siis oodata võib? Üks meie peamisi vormilisi lähtepunkte on muuta teatrikülastaja võrdväärseks raamatu peategelasega. Peategelane siseneb hoonesse, liigub seal, kohtub tegelastega, astub kogemata või juhitult või ettemääratult või oma otsuse läbi sündmustesse. Ja kõik on kirjeldatud tema seisukohast mina tegelase sisemonoloogina. Ja me tahame selle kogemuse taas luua, me tahame, et teatrikülastaja samuti keskenduks sellele, et tema on praegu seal, tema liigub, see juhtub temaga.
et see on tema teekond, et see ei ole mingisugune vaatemäng kõigile, vaid et see on isiklik teekond, see on sisenemine oma ilma. Praktilistel põhjustel muidugi see päris nii ei käi, et jah, algusest lõpuni kogu siis ühele inimesele kestva etenduse aja jooksul me tõesti tegeleme ainult ühe inimesega. Sellest ka see iga 6 minuti tagant uue inimese sissevõtmine, et me jõuaks ka mingisugust piletitulu teenida ja tehnilised kulud tasa teha. Muidu see oleks jah, eriti vägev, kus tõesti oleks üks õhtu ühele inimesele. See oleks juba seda sorti isiklik lähenemine, mis võib-olla jääb meie järgmise lavastuse kanda. Aga nüüd me oleme jah loonud sellise süsteemi, kus me küllaltki masinlikult tegelikult peame siis inimese edasi juhatama ja kahjuks ei jää igas stseenis sellist vabadust, mida me nii-öelda oma teatrimanifestis ihaldame, kus siis külaline saab tulla ja teha ja olla mis iganes ta soovib või kui ta soovib panustada ja lavastusprotsessi üle võtta, siis see on ka võimalik, et antud juhul see siiski päris nii võimalik ei ole, sellepärast et järgmine inimene tuleb varsti sisse ja temaga on vaja täpselt samamoodi tegeleda. Nii et jah, siin on nagu 2 poolt, et ühelt poolt on see väga isiklik kogemus, iga inimest käsitletakse eraldi. Igaüks on meile justkui ammu oodatud külaline ja siis on see teine pool, kus me peame nad kahjuks kiiresti edasi suunama järgmisesse etappi. Ilmselt see kogemus võrreldes raamatu peategelase omaga on selles etenduse peategelasena liikumises võrdlemisi selline kokku pressitud ja see järelemõtlemise aeg, mis muidu raamatutegelasel tihtipeale seal koridorides tekib kardetavasti nüüd siis teatrikülalisel alles tõesti pärast väljumist. Aga see ei ole ka halb, et siis on ju uus aasta saabunud ja selles 1. jaanuari, kuidas öelda, vast sündinud värskuses kõige üle järgi mõelda, see on, ma arvan, vägagi sobiv. Kindlasti praktilises mõttes on see üsnagi sportlik kogemus, nagu ilmselt võib siin nailatades G9 kohta öelda, et jah, et kuidagi traditsiooniks on saanud selline ringi liikumine, et keegi on isegi öelnud, et me oleme sporditeater. Aga jah, kui nüüd tõesti vaadata, mis seal raamatus toimub, kui palju seal tegelikult seda liikumist on, see on ikkagi kordades rohkem, kui meie suudame oma siis ajaraami siis ära peigutada, et eks ta jah, on võrdlemisi treppide rohke elamus, et jah, seal on küll rohkem puhkehetki, kui oli meil Sirgu Eestis Rahvusraamatukogus. Aga arvestama peaks siiski, et liikumine toimub terves hoones ja peab selleks valmis olema. Raamatu õhustik on kohati sünge. Seal on mitmeid viiteid surmale. Samuti olete ka ise vastavaid tsitaate reklaamides toonud. Kas külaline peaks valmistuma siis neid teemasid läbi elama? Raamatus on surm
väga tähtsal kohal, aga ta ei ole peamine, ütleme nii, et kui võtta esimese osa pealkiri Surnud mehe maja, siis tundub, et see ongi võti, nii me siseneme siis ka, ma ei tea, siis hauatagusesse ellu, aga kui süveneda, siis tegelikult see ei ole sugugi nii. Ma arvan, et Ristikivi on jätnud selle võimaluse mõelda sellest nii, sellepärast, et jah, surm on seal teema, seal on mitmed leinajad, seal tõesti on see surnud mees, kelle maja see justkui on. Aga arvamus, et see raamat räägib ainult surmast ja kõigest, mis sellega seondub ja seetõttu meie lavastus ka, see on petlik. Surm on Ristikivi puhul selles teoses ainult üks paljudest piirisituatsioonidest. Raamatus nimelt pannakse lävenditele palju rõhku, kõiksugused ülemineku olukorrad, kus poisist saab mees või paarist saab abielupaar või süüalusest saab siis vang või ta vabaneb või kus arst otsustab, et keegi on haige või terve, sellised olukorrad, kus miski on muutumas, kus on mingisugune piir, üleminek ühelt teisele. Neid on seal laotud sisse nii palju, kui neid vähegi on. Surm on tõesti neist ainult üks väike detail, lihtsalt surm on nende muude asjade hulgas nagu tolmukübe tervet kappi katval tolmukihil, et seda ei tasu üle tähtsustada. Muidugi, kuna meie lavastus ei saa kesta nii kaua, nagu tegevustik raamatus tundub, et võiks kesta, siis iga asi, mis meie etenduse käiku on jõudnud, see saab suurema kaalu, sest et ta võtab ajaliselt enda alla suurema protsendi kogu tervikust. Nii et jah, me käsitleme seda surmateemat samamoodi, see on ikkagi meile oluline, see on oluline lävend, aga kui vaadata, et mis protsendi see meie teosest moodustab, siis võib esmalt tunduda, et oi, see on väga oluline ja kas tõesti G9 hingetöö räägib surmast, sest et see on seal, ma ei tea, mis ta siis on, ta ei ole neljandik, ta on võib-olla vähem, ma ei tea, võib-olla kellegi tundub, et rohkem, aga me lihtsalt peame tegema ju mingisuguse valiku, et mis me sisse jätame, mis me välja võtame. Nii et jah, surmateema on meil täiesti kohal, aga inimene, kes nüüd tuleb teatrisse, sellist hirmu ta ei peaks küll tundma, et me tahame teda kuidagi kurvaks teha või panna kogema midagi sünget ja rõhuvat. Pigem lihtsalt avame talle selle teema samamoodi nagu Ristikivi seda teeb, et see on üks võti mõelda lävenditest, mõelda ülemineku olukorrast. Ja nagu meie senine tegutsemispraktika näitab, ega tegelikult ei saa kuidagi kontrollida, et missugune külaline, mida tunneb, missugusel hetkel tõlgendamisvõimalused on ju lõputud. Et me üritame asja ette valmistada võimalikult neutraalselt, et see kedagi ei hirmutaks, ehmataks, et see oleks ikkagi võimalikult meeldiv kogemus ja isegi kui ta ei ole nii-öelda labaselt positiivne, mingisugune naerukoht, siis ta võiks ju mõjuda, ta võiks mõjuda tugevalt. Ja eks selleks peaks jah valmis olema, et kui kellelegi
kuidagi see surmateema on väga selline, kuidas siis öelda, päästikuid täis, siis me ei saa kõigeks valmis olla, me ei saa teha üliturvalist teost ja absoluutselt iga inimese jaoks neutraalset kogemust pakkuda, aga mingisugust ehmatamist, tahtlikku süngust ja masendust, seda kindlasti meil plaanis ei ole. Surm teema või puhta sümbolina ongi hästi, kuidas öelda, ligitõmbav, ta on selline, ta on fotogeeniline sümbol. Mina ise olen märganud visuaalkunstnikuna, et näiteks krutsifiks, et ma tegelikult ma ei ole religioosne inimene, aga mõned sellised sümbolid nagu krutsifiks või mis iganes tugevad sümbolid, mida ma ei ole läbi elanud, mida ma ei ole läbi kogenud läbi oma mingisuguse praktika, ma ei ole seda filosoofiat nii-öelda omal nahal lõpuni läbi katsetanud. See ei olegi oluline, sest et sümbolina ütleme isegi, kui ma ei mõista igat tema tähendust, juba see tugevus, et ta on kuidagi laialt kasutuses erinevates olukordades ja tal võib olla palju tähendusi erinevate inimeste jaoks. Juba see on nii tugevalt ligitõmbav, et minu jaoks töötab, ma võin kasutada seda sümbolit tegelikult ka ilma kõigi nende tähendusteta, mis tal konkreetselt päriselus tõesti praktiliselt mingisugustes elulistes olukordades on. Ma võin seda sümbolit kasutada lihtsalt puhtalt sellena, mis ta on, tal on mingisugune potentsiaal, ma kasutan teda sellepärast, et teda kasutatakse, aga ma ei kasuta teda selle põhjusel, miks teda kasutatakse. Ja ta tundub ikkagi töötavat, ta on nagu võimas. Ta nagu tekitab kohe mingisuguse seose ilma isegi selleta, et ta viitaks oma päris seostele ja see on huvitav. Ja sama on surmaga. Et miks sellest on, miks on nii lihtne surmast mingisugust reklaamisümbolit teha, miks reklaamvideos on kuidagi apetiitne või tundub nagu äge näidata surnut, on see, et me tegelikult me ei tea, mida see tähendab või mõned nagu väidavad, et teavad või mõned arvavad, et nende spekulatsioonid on õigemad, aga see on kõik täpselt samamoodi religioon, see on mis ta on, arvamused ongi erinevad ja selle sümboli tähendused samamoodi, kui surmast saab niimoodi sümbol, see on samamoodi täiesti vaba. Niisiis, miks mitte raamatu sisus on surmaolulisel kohal surnud mehe maja, aga räägime siis sellest. Ja meie, kes me oleme elusad, ma arvan, et kui me seda sümbolit niimoodi kasutame, see ongi samamoodi katse seda kuidagi mõtestada. Me mängime selle oma elus olevatesse mängudesse sisse ja sellel ei peagi olema konkreetset vastet nii-öelda tõelisuses, sest et mis on surma tõelisus, ega me ju tegelikult ei tea. Enamasti ta on lihtsalt lõpp, paistab olevat lõpp ja otsa saamine. Ta on selline piir ja kuidagi selle piiriga mängida, püüda mõtestada seda piiri selle läbi, mis me elusast peast, elusates kogemustes suudame sellele vastu panna. See ongi see mäng, see ongi see
ligitõmbavus, mis sellel märgil on, kui ta niimoodi muutub märgiks. Ta kahtlemata muutub märgiks, apetiitseks märgiks. Tema tegelikku olemust me ei saa omast kogemusest teada. Millest siis lavastus räägib? Tegelikult ei räägi lavastus hingetöö sugugi ainult surmast. See räägib, nagu ma juba ütlesin, piiridest. Sellepärast, et minule tundub, et kogu see Ristikivi raamatu mõte või sõnum, kui nii tohib teda sealt välja tõlgendada. Võib-olla ta ise ei tahtnud, et seal oleks sõnum, aga see põhimõte või sõnum tundub olevat justkui üleskutse, et pange tähele oma otsust. Ehk siis küsimus on piirides ja üks tähtsamaid piire tundub seal olevat just otsuse küsimus. Miks meie etendused on sellisel ajal, aasta lõpus, aasta vahetusel, tuleneb otseselt raamatust. Raamatu tegevus toimub uusaasta ööl ja see on, nagu paljud muudki piiripealsed olukorrad seal raamatus, see aastavahetus ise on ka üks väga oluline piir. Ja just seesama otsus või otsustamatus on selle juures, see on üks kõige olulisemaid osiseid, sellepärast, et tegelikult ju aeg voolab võrdlemisi sujuvalt ikka edasi, aga meie nüüd otsustame, et on uus aasta ja selle otsuse juurde kuulub tihtipeale ka selline kultuuriline eripära, et otsustatakse midagi muuta, antakse uusaasta lubadusi. Ja see märk aasta muutumisest ja otsusest, et nüüd on uus aasta ja midagi on uus, see on ka võti mõtestamaks kõiki neid muid otsuseid ja muutumisi ja ülemineku hetki, mis raamatus on. Ja me üritame lavastuses ka seda rõhutada. See lavastus räägib isiklikust sisevaatusest. See raamat ja see lavastus on kahtlemata võrdväärsed sellises enesekaemuse kujundis. Me ei saa päris täpselt lavastuses luua sellist olukorda, et inimene, kes on etenduse läbi teinud, kuidas öelda, oleks läbinud täpselt samasuguse enesekaemuse, sellepärast, et tema jaoks on see ikkagi väljastpoolt tulev impulss, see, mis meie temaga teeme. Et kui nii võtta, et raamatut kirjutades Ristikivi ta väljendas sisemisi impulsse, siis etenduse jooksul meie väljastpoolt sisendame impulsse, nii et see protsess on natuke vastupidi. Aga üldkokkuvõttes räägib lavastus ikkagi samast asjast, mis raamat. Küsimuse all on jah, piir mina eile ja täna ja homme, et mina muutumine või mina võimalus muutuda või siis otsus, kas üldse on vaja muutuda, kas üldse on võimalik muutuda ja valiku võimalus. Valik teha ühte või teist, valik teha midagi ise või lasta ennast kanda. Ja kindlasti paratamatus on oluline teema. Raamatus tundub, et tegelane allub kogu aeg. Ta küll esitab sellele küsimusi, sellele allumise olukorrale, et kas nii peabki olema.
aga kui ühel hetkel, kui ta otsustab mitte alluda, siis tegelikult tundub ka, et see on justkui tühi valik, et tegelikult oli seegi ette määratud. Järelikult peaks nii raamatu peategelane kui ka etenduse külaline lihtsalt jõudma sellise enesekamuse punktini, kus ta teadvustab endale, et kui ta on mingisuguse olulise hetke ees, kus on valik ja kus tundub, et niikuinii ta midagi valida ei saa või et miski on paratamatu, siis ma arvan, et ristikivi patsutaks talle õlale, ütleks, et aga võib-olla tõesti ongi paratamatusele allumine paratamatu, aga vähemalt mõtle selle üle enne, kui sa allud. Või kui sa arvad, et ei peaks alluma, siis mõtle välja, kuidas see mitteallumine käib ja saada mulle ka koopia. Mainisite piiri oma ja võõra vahel. Hingede öö on kirjutatud eksiilis. Mil määral kaasate pagulase staatust ja muid selliseid praegugi maailmas aktuaalseid küsimusi? See fakt, et raamat on kirjutatud paguluses välismaal, raamatus endas kuidagi poliitiliselt vähemalt ei kajastu. Seal on jah see teema, et oma ja võõras, aga selline pagulane olemine, see on ikkagi täpselt selle sama piiripealse olukorra teenistuses, see on seal samamoodi sees minu arust märgina ülemineku olukordadest, kust omast võib saada võõras või samamoodi juhib lihtsalt tähelepanu sellele piirile, et mis on ühel või teisel pool seda piiri või milles see piiri seisneb. Jah, võib öelda, et raamat mingil määral on kantud sellest võõral maal, võõras olemisest. Justkui raamatu tegevus algab sellest, et ta on võõras linnas ja uusaasta öö ja ta ei leia oma kohta. Tal ei ole kuhugi minna, sest et ta on võõras. Aga ma näen, et see on ikkagi selle sama sümboli, selle piiri sümboli teenistuses või seal on see kontrasti tekitamise koht lihtsalt. Et on vaja luua mingisugune kontrast selle majja sisenemise ja sellele eelnenu vahel, et miks ta sinna läheb. Ja siis selle sisenemisele peab eelnema midagi, mis ta sinna tõukab. Ja sellepärast selline kirjeldus ebameeldivast võõras olemise tundest linnas, aga samamoodi see võõras olemine jätkub seal majas, ta tundub, et ta astus ju sisse suvalisest avatud uksest, et see ei ole tegelikult tema koht ikkagi, see ei ole tema maja, ta on seal kutsumata külaline. Aga samas seal maja sees see võõras staatus muutub, et siis ta on võõras pigem iseenda siseilmas, ta lihtsalt ei tunne ennast ära või ta ei saa endast aru, et sellepärast on sealne talle imelik, keda tundub, et ta ei ole päris 100% kodus. Nii et jah, see poliitiline kaal ei ole meile üldse oluline. Me ei tegele selle teose kuidagi poliitilisele kaardile paigutamisega ja üldse selline sotsiopoliitiline aktuaalsus ei ole meile oluline, et see, et Ristikivi oli pagulane, see kuidagi see ei anna siin midagi juurde, selle teema käsitlemine ei anna siin midagi juurde. Me ei ütle midagi maailmas praegu käimas olevate pagulaskriiside kohta. See võiks küll olla teema, aga siis oleks ka mingi täiesti teistsugune lavastus. Seal saakski see esiteemaks mitte nagu piir ise. Muidugi võib ka küsida, et okei, piir, aga piir ongi ju riikide vahel
ja piir on samamoodi selle omavahel, kes siis justkui kaitseb oma riiki mingisuguse võõra eest, kes tuleb mujalt ja muudkui tahab sisse tungida või aga noh, selle peale ei saa vist muud öelda, kui et ükskõik mis võib olla ükskõik mis muu, et tähendusruumid ongi lõputult suured, võime kõike tõlgendada, kuidas iganes me soovime. Lihtsalt autori seisukohast saab praegu kindlalt väita, et hingetöö kuidagi selle pagulasteemaga ja selle tänapäevasusega ei tegele. Etenduspaigaks on Toomkirik, kus tegutseb Tartu Ülikooli muuseum. Kuidas ristikivi materjal sinna sobitub ja kuidas teie hooned kasutate? Ristikivi raamatu tegevustik tegelikult ei mahukski ilmselt ühessegi hoonesse või noh, äärmisel juhul mõnesse ülisuurde tehase hoonesse, aga siis peaks seal ka rohkesti ümber ehitama, et ülikooli muuseum on õhustiku mõttes tegelikult üsnagi sobiv. Kui seda raamatut lugeda, siis vähemalt meil paljudel tekkis ettekujutust mingist sellisest hoonest, mis ei ole väga tänapäevane, vaid ongi selline ajatu, pigem midagi vanemat, natuke kulunud, aga siiski kuidagi nii-öelda kaunistatud või uhke. Kindlasti mitte räämas. Selles mõttes Toomkiriku sisustus läks sinna kategooriasse justkui ideaalselt. Paraku jah, see ruumi loogika, mis on raamatus, seda me ei saa kuidagi taasluua, sellepärast et sealne ruum on tõesti muutub pidevalt, ta on mõõtmatult suur, tegelane kordagi ei jõua nii-öelda nurgast nurka ja ei saa aru, et siin on nüüd maja piirid. Et kui rääkida piiridest, siis kõikidest muudest piiridest on seal juttu, aga siis sellest tegevuspaigast arusaamine, see jääbki saamata. Nii et me oleme pidanud tegema pigem sellise kompromissi, et see ruum, kus me asume, ta ikkagi pigem jääb selleks, mis ta on. Just seetõttu, et meil ei ole võimalik ehitada mingisuguseid süsteeme, trepiks muutuvaid uksi või koridoriks muutuvaid aknaid, mis selle raamatu sisu kuidagi peegeldaks. Sellepärast, et muuseum jääb külalistele avatuks ja me ei saa sinna midagi ehitada, mis jääks siis töötajatele või muuseumi külastajatele jalgu. Aga sellest ei ole ka midagi, me oleme siis rõhku pannud muudele sisulistele asjadele. G9 ja Uus teater on ennegi koos lavastusi välja toonud. Mis on siis seekord uutmoodi või just vanaviisi? Koostöö G9 ja Uue teatri vahel on selles mõttes praegu üsnagi vanaviisi, et nad on meid kutsunud külla oma avatud platvormil tegutsema, pakuvad katust, tegelevad siis mõningate kontoripooltega meie eest ja siis loomevabadus on kõik jäänud meie õlgade kanda. Ainuke vahe, võib-olla selline väga tehniline erisus on siis seekord võrreldes siis näiteks eluajaga see, et meil ei ole kaasatud Uues teatris tegutsevaid näitlejaid ja ka nii-öelda see mänguala, mis aineste puhul oli siis teatri enda hoone on seekord mängust väljas, et tegutseme kolmanda osapoole pinnal.
sisuliselt, ma arvan, on selles koostöös siis just nimelt Uue Teatri poolt kasvanud mingisugune hulljulgus. Sest et sellise teatripraktika puhul, nagu meie teeme, no selleks peab olema ikka võrdlemisi valmis läbi kukkuma või ma arvan, et see samm kutsuda G9 või olla üldse nõus G9 vastu võtma, tegema mingit sellist lavastust, nagu me teeme. Või miks mitte üldse võtma vastu G9. See on juba nagu ette kavatsetud faux pas. Sest et me ei tee lavastusi saalile, me ei tee lavastusi üldse mingisugusele majanduslikule tasalülitusele kuidagi adekvaatselt vastavalt. Nii et palju õnne või seda enam suur aplaus, et tõesti sellise ülima loomevabaduse ja kunsti pärast tegemise koht on olemas, see on igati kiiduväärt. Samuti näen siin koosseisu nimekirjas näitlejaid teatrist Must kast. Eraldi seda siiski välja toodud pole. Näitlejad, kes on praegu selle lavastuse koosseisus, nad ei esinda organisatsiooni, nad on meiega omaenda vabast tahtest iseseisvate loovisikutena. Eks selles mõttes on seegi kord nad paisatud nii-öelda oma turvaalast välja keset kogu seda G9-le harjumuspärast kaosepilotaaži ja selle kõrgemaid sfääre ning pandud olukorda, kus nad saavad teha kõike, nii et põhimõtteliselt peavad ise hakkama saama, olema iseenda näitekirjanikud ja lavastajad. Aga antud teoses on meil ka 4 dramaturgi, nii et ma arvan, et see paar näitlejat, kes meil siin on, selle me katame ilusti ära. Veel enne selle aasta lõppu jõudis G9-ga 5. saada. Mis on siis see ilu ja valu, mida juubelilauas meenutada? Kõige ilusam, ma arvan, on selline üldine lavastusprotsesside ilu, ega ma ei oskagi siin midagi konkreetset välja tuua. Kõige ilusam on see, kui sa usud sellesse, mida sa teed, ja kõige ilusam on see tunne, kui oled seal prooviprotsessis, käed, jalad, pead, kõrvad, mis iganes kehaosad koos ja on selline tõeline sünergia, mis isegi tihtipeale etendusse endasse ei jõua, mis ei olegi stseen, see ei ole nagu teose osa, vaid see ongi see aluspõhi, mis peab olemas olema, et teos saaks sündida. Tihtipeale sellised asjad on kõige ilusamad. No, kui tahta mingisugust konkreetset fakti, siis nii-öelda vanaemade rõõmuks võiks ju mainida seda Theodori silma ja mõtteainest. See mõtteaines oli võib-olla selline hetk, kus tõesti oli selline ristikivilik lävend kohal ja lavastuse enda teema oli samamoodi piir, nagu on ka ristikivil, nii et need praegused teosed ja kunagised teosed on selles mõttes ühendatud. Et me olime lävendil, me olime piiril, me olime nagu täiskasvanuks saanud või midagi sellist. See oli äratundmishetk, et me oleme võimsad, me teeme õiget asja
me oleme õigel teel, et me võiks tõesti vallutada maailma või minna maailma lõppu. Aga minu arvates sama võrdväärselt võimas oli ka eluaja tööprotsess, millest vähemalt minu puhul tõesti nagu etendusse ei jõudnud nagu midagi. Aga kui vaadata niimoodi tähenduslikult, siis tõesti selles protsessis nii proovide algusest kuni siis viimase etenduse lõpuni oli tõesti kogu elu sees. Et see on ka kindlasti omamoodi ilus või muidugi võib vaielda, aga see vaidlusvõimalus on ka igal pool sees ja see on ka ilus. Valus ei olegi vist midagi olnud, mitte midagi konkreetset. Eks kõik teatraalid teavad, et esietenduse lähenedes tuleb mingisuguseid valusid läbida. Stress kasvab, pinge tihtipeale kasvab, et seal see tormamine ja unetus ja kui seda nüüd valuks nimetada, siis jah, see on kohal, see on alati kohal, aga eks ta siis ongi ka küsitav, et aga mis seal siis see valu on või see on lihtsalt selline nimetus. Jällegi midagi konkreetset nimetada, midagi, mida tahaks unustada. Minult on seda juba küsitud ka, et mis on selline, mida tahaks unustada ühe teise teose intervjuu jaoks. Aga ma ütleks praegu samamoodi, et ilmselt see valus, mida tahaks unustada, et see ongi juba unustatud. Või et ta ongi üldistunud. Ta on muutunud selleks üldiseks valuks, mida kõik loojad tunnevad enne tähtaega või mida kõik loojad tunnevad siis, kui nad tunnevad, et neil ei ole ühtegi ideed, mis oleks piisavalt hea, et teistele näidata. Aga mingit konkreetset kahetsust me ei oska nimetada. Võib-olla, ja ma arvan, et see on tõesti ainult minu puhul, seda ei saa ka nimetada konkreetselt valuks, aga kui rääkida siis kahetsusest, et või unistusest, mis on jäänud teostamata, on võib-olla see, et teha midagi tõeliselt hullu. Et kui me oleme kuidagi olnud turvalises alas ja kuidagi väga niimoodi nunnult ja rahulikult teinud, et siis miks mitte ühel hetkel seda murda niimoodi, et tõesti oleks midagi kahetseda. Et seda ei ole olnud. Et siis vähemalt kui keegi kunagi küsiks mingit sellist fakti, siis oleks see kindlasti olemas. Muidu on ju nagu häbi, et ei ole midagi vastata. Ja kas tuleb ka 10. sünnipäev või panete 9 peal punkti? Praeguste teatrimaastiku sündmuste valguses muidugi hästi selline numbrimaagiline ja küllaltki meemeline küsimus, et kas G9 jõuab 9. lavastuseni või kas tuleb G99 või paneme enne pillid kotti. Või et kui on 5. juubel, et kas tuleb siis ka 10. Ma arvan, et iga korralik selline pressiesindaja, arvamusliider ja muidu poliitik ütleks, et ega ei kommenteeri või ei oska midagi vastata, et targem on mitte tulevikuga spekuleerida. Sest et mõnikord on see, et üks lavastus lõpeb, juba on mingi nagu aimdus, et mis järgmine kord võiks teha. Siuke midagi jääb kripeldama, et teeks järgmine kord ära. Ja siis see on ka tegelikult juhus, et kas siis teeme või mitte, et kas selle järgmise korra lükkab miski käima, mis on seest poolt või väljast poolt või ei lükka üldse. Et selliseid asju praegu ette aimata, muidugi saaks ju vastata, kui tõesti see impulss oleks juba olemas. Aga praegusel hetkel
on G9 järgmise lavastuse impulss olemas, aga äärmiselt ebamäärane. Ja see on nimelt siis Ürgaeg ajatriloogia, võiks kunagi 3. osa saada. Aga sealt edasi absoluutselt mingisugust aimu pole aimugi. Aga ma arvan, et see põhimõte ja lähenemine, millega G9 tegutseb, see võiks kindlasti jätkuda. Ja ega siin ei olegi tegelikult minul või siis G9-l organisatsiooniga konkreetselt nüüd mingeid ettekirjutusi, et kus peaks täpselt jätkuma ja kes tegema. Sest et see põhimõte, millega me tegutseme, see ongi tegelikult hästi üldine. Sama põhimõttega tegutseb ka Uus Teater või paljud muud organisatsioonid. Lihtsalt see praktiline külg, mingisugune infrastruktuur, siis ütleme, võib selle lähenemise juures erineda. Aga miks mitte, jah, kunagi mõtteainesega oli selline plaan, et etendus lõpeb niimoodi, et kogu etendusmeeskond on vahetunud, et etenduse käigus külalistest saavad järgmised etendajad. Et kunagi võiks see ära tulla. Et siis võib-olla G99 see ongi. Et need, kes on praegu olnud siin nii-öelda juhtkangide juures, et ühel hetkel, kui etendus läbi saab, siis algatajatest on saanud vaatajad ja kogejad ja vaatajatest ja kogejatest on saanud algatajad. Tänan sõjamehelikult ausate ja otsekoheste vastuste eest. Ja tunnen kaasa. Kibe. Head uut aastat. Meie hakkame siinkohal ka lõpetama. Lahkudes ära unusta võtta oma üleriideid ja tagasi sisse lülitada oma telefoni. Ja kindlasti suru iga välja sirutatud kätt. Kord on kõik inimesed sulle tundmatud olnud. Sa ise nende hulgas.